Tere tulemast Jumalan teenistuselle. Tänään pyhäpäivä on Hea Karjase pyhäpäivä. Ja se sopii hästi meidän alttaripiltikkaa, sest siinä on Jeesus, Hea Karjane, ja me tänään vaatamme, mitä se tähendää. Ja me alkuisessa laulamme laulu Mä olen Väikke Karjanen. Mä olen Väikke Karjanen. Pyhäpäivä alatti luettakseen psalm 23. Issand on minun karjane. Hea karjane, issand on mu karjane, mul pole milleski puudust. Aina laasale paneb ta mind levama, hingamise veele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ja kui ma ka kõnniksingi surmavarjoorus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vaenlaste silme all. Sa võiad mu pea õliga. Karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään su kotta eluajaks. Ja järgmiseks meil on päiväpalve. Hea Karjase pühapäeva palve. Kõigeväeline Jumal, sa oled tõstnud surmast issanda Jeesuse, meie suure karjase. Jeesuse Kristuse andsid sa meile, hea karjase, kes juhib meid sinu teedel ja kogub sinu rahvaks. Me palume sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati sinu osaduses. Läkita meidki karjastena otsima kadunuid, parandama haavatuid, toitma üksteist tunnetuse ja mõistmisega. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Amen. Ja nyt koos tunnistamme oma kristlikku usku usutunnistuse sõnade järgi. Minä usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse,
ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja järgmiseks lauluks laulame laulu, mis on tehtud psalmist 23. On Issand minu karjane. Se pyhä päivä, mis on kohe paasapyhade järgi ja se on tõesti vana kristlik traditsioon rääkida heast karjasest kevadel. Jeesus ise ütles, minä olen hea karjane, kes annab oma elu lammaste eest. Jeesus andis oma elu 2000 aastat takaisin just paasapühade ajal ristil Golgatan mäel pattuste inimeste eest, et me patud anteeksi saaksimme. Kui Jeesus rääkis endast kui heast karjasest, kuulijad sai kohe aru, kes karjane on. Tänä linnaelanik võib olla ei tea,
kes on karjane. Ennen Marimaalle minekut 29 aastat takaisin minä olin Suomessa näinyt vaid elektrikarjuseid. Ympäri karjamaa ja lammaste oli elektrijuhe. Kui lammas liiga lähedalle tuli, siis ta sai elektrilööki. Elektrikarjus ei ollut hea karjane, se ainut karistas. Hea karjane, Jeesus ütles, että hea karjane on armastav karjane, kes oma lammaste eest hoolitsee. Ja sellisest karjasest kirjoittas kuningas Taavet psalmi 23. Ja Taavet ehkki oli kuningas nuoruusajal isä kotus karjasena ollut oli. Seepärast tema võis kirjutada, että Issand on hea karjane ja veel seda, mida tunneb lammas hea karjase kaitse all. Issand on karjane, minä, usklik inimene, olen tema lammas, kes tema karjasse kuuluu. Psalmi alkuses tuntub, nagu lampal kõik hästi oleks. Lampal ei ole millestki puudus. Karjane viib lampaa lepaamaan haljalle aasalle. Ta saadab lampaa vee äärte, hingamisveelle. Ta kosuttab lampaa hinge, kattab lampaa ette toitulaua, vöijäb tema pea ölikaa ja karjase veeneu on täis pilkeni. Psalmi 23 järgi tuntub, nagu lampal oleks vaid päiksellisiä päiviä. Aga asi ei ole niiviisi ja vaatamme teksti sügavammalta. Psalmi keskosas Taavet kirjutab, että lampaat peavat vahel köntimaa ka pimedas orus või surmavarju orus, nagu kirjutatakse vanas törkkeessä. Ei ole ainut päikkesepaistet. Samuti usklikul inimesel on normaalne, että temal on vahel päikkäsellisiä päiviä ja mõnikord pilviseid päiviä, aga mitä oikeasti tähendab lammastele köntida pimedas orus? Kun Jeesuse ajal ühe karjamaa tyhjäks söi, karjane viis karja võib olla 3-4 kilometrit edasi teiselle karjamaalle. Juuta mäemaastikus tee kulges läpi kitsa ja kivise oru körgete mägede vahel. Ja se oli lammastele pime ork. Taavet aga kirjutab, että lammas ei kartnut isekki pimedas orus, sest karjane köntis ees ja aitas lampaid läpida pimeda ja kivise oru. Samuti usklikku inimese elus võib juhtuda, että meil vahepeal tuntub, nagu me pimedas orus könniksimme, nagu surmavarjus orus oleksimme. Ja Taavet kirjutas, että usklikul inimesel ei ole vaja karttaa, kuna Issand juhatab teda ka pimedas orus. Issand, kui hea karjane, kulgeb eel ja aitab usklikku köntida läbi pimeda ja kivise tee. Pärast pimedat orku tuleb jälle päikkeset paiste ja uus haljas karjamaa. On täiesti normaalne, että usklikul inimesellä on kunagi päikkäsellisiä päiviä, kunagi pilviseid päiviä. Ainuke, mitä seal pimedas orus meeles vaja on pidada,
on se Taaveti söna. Pimetas orus ma ei karta mitaki kurja, sest hea karjane, issand Jumal, ise sealgi minukaa on. Tema aitab mind. On olemas isegi selliseid kristlasi, kes õpetavad, et Jumalan lapsel ei ole pimedaid ehk raskeid päevi. Nad ütlevad, et Jumalan laps on kuninkaan laps ja kuningas annab oma lastele ainult häid ande ja päivi. Usklik inimene ei pea olema vaene ega haige, kui temal vaid on piisavalt suurt usk. Ja nad ütlevad, et Jumal annab oma lastele vaid parimaid ande, ainult päikesellisi päevi. No nii ei õpeta piibel. See ütleb, et kunagi on päikesellisi päivi ja pärast seda tuleb pimedaid, raskeid päevi, aga pimedas orus ei ole vaja karta. Jumal käib seal koos oma lapsega. Ja apostel Paulus kirjutas korintlastele, et Jumal määräs talle eneselle ka haiguse, pimeduse päevad. Mulle on liha sisse antud vaid saatana ingel, mis rusikatega peksab, et ma körgiks ei läheks. Ma olen sellepärast issandat palunud, et see vai minust lahkuks, kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nötruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nötrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Siis esimene ebameeldiv asi psalmis 22 on pime ork. Teine ebameeldiv asi on karjase kepp. Või nagu vana soomekeelne tõlge ütleb, puust vits ning karjase kepp. Mis see selline on? Kui lammas tahtis õigelt teelt kõrvale kalduda, lõi karjane lammast vitsa või kepi ka, et ta tagasi pöörduks. Ja loomulikult löömine teeb lambale valu, aga karjane teab, et löömine sellises olukorras on lambale kõige parem variant, et temast kadunud lammast ei saaks. Vits ja kui on vaja, valusad löögid kepiga kaitsevad lammast. Seepärast on kirjas heebrealastele kirjutatud. Mu poeg, ära pölga issanda karistust ja ära nörke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Kannatused on teille kasvatukseks. Issand kasvatab meid meie kasuks, et me oma osa tema pühadusest saaksime. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rööm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Ja siis kolmas ebameeldiv asi psalmis 23 on lambaa vastased, vaenlased. Sa kattad mu ette laua mu vastaste silma all. Mis see selline on? Kes on lambaa vastased, vaenlased Iisraelis olid 3000 aastat tagasi? Loomulikult röövloomad. Kui karjane viis lampaad haljalle aasalle sööma, pärast seda lebama, nii ta kattas lammastele söögilaua vastaste, see on röövloomade, tavaliselt hundite silma all. Röövloomad käisid ringi ümber karjamaa ja luurasid lambaid, aga kui karjane lammastega oli,
ja neit kaitsis, ei röövloomat julkenut rynnata karjaa, ja kui ryntas karjane kaitseks omi lampaita. Ja kuningas Taavetil oli oma kokemusest sellest ajast, kui ta noor mehena oli karjane. Taavet ise rääkis sellest esimese Samuelin raamatu 17. peatükkis niiviisi. Minä olin oma lammaste ja kitsette karjane, kui tuli lövi vöi karu ja viis lampaa karjast ära, siis ma läksin ta järelle ja löin tema maha ning päästsin saagi tema suust. Ja kui ta hakkas mulle vastu, siis ma haarasin ta hapemest kiinni, löin ta maha ja tapsin ta. Issand on päästnud mind lövi ja karu kyysistä. Ja niimoodi kaitses karjane lampaita. Kui karjane lammastekaa oli, ei ainut lammastel pimedas orus eikä ka karjamaal röövloomade silma all ollut vajaa kartta. Ja usklikul inimesel on ka vastaset, vaenlaset, selles kurjas maailmas. Need, kes ei möistä usklikke. Kõigepealt meie vastane on nähtämattu, nagu kirjutab apostel Peetrus. Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgaava lövi, otsides keda neelata. Tema vastu seiskee kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kokema kogu kristlaskond maailmas. Kurat kasutab oma plaanide elluviimisel inimesi, sageli meie ligimesi, perekonnaliikmeid või töökaaslasi, kes vaimulikke asju ei möistä. Rasketes olukordades on hea meeles pidada, et meie hea karjane on meie ka ja annab meille jõudu elada usklikkuna selles maailmas, mis on kurja käes. Psalmis 23 on veel ka 4. asi, mis on lampalle tõesti ebamugav. Päivän jooksul karjamaal lammas võib saada haavad, mida on vaja õhtul ravita. Hommikul karjane viib lampakarja lammasten laudast karjamaalle, kus kari on terve päivä. Lampat saavat sakeli syyes okkastest haavat koonulle, näolle või mujalle pähe. Ja kui karjane õhtul lampat tagasi toob karjalauta talvi, siis ta päästab ühe lampaa korraga lauda uksest sisse ja vaatab lampaa üle, siis kontrollib teda. Karjasel on ukse kõrval, nii on psalmi 23. kirjutatud, pilgeni täis veenõu, et lammastele juua anda, ja oli ka öli. No loomulikult on kerge mõista, et lambad palava päeva lõpus juua tahavad, aga miks oli öli? Sellepärast, et oliiviöli oli karjase õhtune rohi, siis ravim lampaa päeval saadud haavadele. Enne kui lammas sisse lauda läheb, karjane vöiab lampaa pea öliga. See tähendab, et ravitseb haavad ölirohuga. Ja pärast seda on hea minna öörahule. Ja niimoodi karjane hoolitseb iga lampaa eest. Ja see kõik räägib meile, kuidas Jumal hoolitseb iga uskliku eest, iga Jumala lapse eest, kes tema karjas olla soovib. Tema vaatab üle meie elu ja me võime õhtul enne magama minekut olla palves, tema hoidmises ja ravimises.
Jumal soovib ravida su hingehaavad, mis sa päevan jooksul said ja Jeesuselt, healt karjaselt, sa võid paluda anteeks kõik päeva pattud. Sest hea südametunnistus on kõige parem peaalune magama minnes. Ja loeme lõpuks, kuidas Jumal hoolitseb oma lammaste eest prohvet Hesekieli raamatu 34. peatükis. Nõnda ütleb Issand Jumal, vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, nõnda tunnen mina oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval. Heal karjamaal karjatan ma neid, veeojade ääres ja mägedel on nende söödamaa. Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama. Ma otsin kadunut, toon tagasi eksinu, ma seon haavatud ja kinnitan nötra. Teie olette mu lambad, mu karjamaa kari, teie inimesed. Minä olen teie Jumal, ütleb Issand Jumal. Ja kui Jeesus, kelle pilt on siin meie ees, ütles sellest, et ta on hea karjane, kes ennekõike oma kari ja oma lampaid armastab. Ja meie olemme tema karjased, temasse uskuvad. Ja Kristuse kogudus on just ne temasse uskuvad inimesed. Teie olette mu lambad, mu karjamaa kari. Ja seepärast ka kiriku ajaloo esimene symbol Jeesusest on karjane, kes õlgadel tallet kannab. See kujutus on Jeesuse tähendamissõnast Luuka evankeliumist, kus karjane kadunud lammast otsis ja kui oli tema leidnud, võttis lamba röömuga oma õlgadele. Ja hea on tema karis olla, tema lammas olla. Ja sellega me lõpetame selle psalmi 23 arutelu ja palume, et Anna veel laulaks taevasest karjasest. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistaku sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paistaa sinu peale ja olgu sulle armullinen. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Ja lõppulauluks laulamme tänase päeva mõtete järgi laulu, kuidas Issanda järgijad on teekäijad. Nagu lambad kulgis karjase järel, niin me olemme teekäijad, Issanda järelkäijad. Issand mind õpeta käimään sun teed. Issand mind õpeta käima su teed, armus mul anna mind juhatad viid, et taeva rännudel teadmata ususel, kui palun tarkamet näitad sa teed. Kahtlust kui hirmutab, osutab teed, kui kantab taevast torm, valgustab teed. Kõigis mu kahtlustest, valudest, vaevadest, suurajal rännatest ava mul tee. Süda kui